Kevad toob TV3 eetrisse ka värske kodumaise telesarja, mille keskmes on 4 keskealist klassivenda, kes pärast pikki aastaid kohtuvad taas sõbra matustel. Tere. Noh, pole 100 aastat näinud ju. Ja selleks peab keegi ikka ära surema, et sõbrad meelde tuleksid. Ette võetakse kadunud sõbra viimaste soovide nimekiri, mida ükshaaval täitma hakatakse. Argo Aadli, Tanel Ingi ja Mart Müürisepa kõrval teeb debüüdi telesarja peaosas muusik Robert Linna. Muigasin sõna keskea peale, aga olin kohe nõus igal juhul. No alguses Ergo rääkis sellest, et tead, et keskea rõõmud on ja et seal on sellist 4 keskealist meest ja üks nendest on mingi siuke natuke läbi põlenud rockstar ja mõtlesin, et okei, et ta tuli välja, et ta nägi mind hoopis mingisuguse siukse kuiva, tuima kindlustusagendi rollis. Aga ära seda meie asja siis ka päris ära unusta. Ja, olgu. Iseenesest nagu mul ei ole selle vastu midagi, et tegemist on nagu keskealiste meestega, sest et peab olema ju ise enda vastu ka aus ja olles tähistanud hiljuti oma 40. juubelit, siis võin vabalt selle tiitli võtta vastu. Kui pikk on aga Roberti enda nimekiri asjadest, mida tahaks veel teha? Et tänu tegelikult sellele sarjale olen ma nii mõnegi oma võib-olla bucketlisti asja saanud ära teha, võib-olla isegi teadmata, et need asjad on, mida ma oleks kunagi tahtnud teha, näiteks maja katusel joogat teha või sellistes šamaani kostüümides ümber lõkke selline häälitsemine ja tantsimine või näiteks korvpallimängul poolajal minna platsile ja visata siis vabaviskeid auhinna peale terve selle publiku ees. Ahaa, mulle tundub, seal on mingid uued fännid, väga aktiivselt olete püsti. Tule, ole hea! Õnneks see soorituspinge oli suht madal, kui ma pidin seal Keila Kossu mängul poolajal hakkama seal keskjoonelt umbes korvi viskama, sest et me olime kõik seal ju tegelikult nii-öelda võttel. Ehk siis ma olin Märdi rollis ja kellel nagu see, võib-olla selline saavutushimu niikuinii väga kõrge ei ole ja ta on harjunud selliste väikeste tagasilöökidega, nii et ma panin täiesti suvalt ja see oli nii vabastav kogemus tegelikult. Lahe oli tähistada ebaõnnestumisi. Ma arvan, et see Keskea rõõmude sarjas osalemine on ka natuke nagu pannud selles suunas mõtlema, et tahaks elu jooksul veel nii mõndagi nagu näha ja teha ja saavutada, et kas need on just sellised asjad, mida me seal sarjas teeme, aga mõned head mõtted olen ma sealt enda jaoks noppinud küll.